ja ma ei taha meestele üldse liiga teha, aga kuidagi mulle on jäänud ajapikku selline mulje, et need ajud meil ikkagi töötavad mõnevõrra erinevalt. Et sina ei ole tegelikult see, kes seda peret lõhuks. Ütleme, kõik suhted ei ole mõeldud olema igavesti või elu lõpuni ja mina ilmselt sinu olukorras räägiksin oma mehele. Mõtle, mul on väga raske midagi öelda, sellepärast et mul puudub kõige suurem kild sellest loost, et mille eest ta karistatud on. Sellepärast, et see ei olnud ainult see, et ta oleks sind petnud, vaid ka see, et sa said nii palju hiljem teada. Ma tõmbasin ta kapist ta riided välja ja hakkasin neid tükeldama. Ja olgu öeldud, et tal ei olnud seal mitte ühtegi mingisugust H&M-i särki või midagi, et seal olid kõik nagu väga kallid brändid. Hello ja tere tulemast kuulama tänast Kirstordil podcasti episoodi. Kui sa vaatad videopilti, siis võib-olla sa näed, et ma näen väga dramaatiline täna välja. Nimelt ma lähen täna Saab Focusi kontserdile ja ma mõtlesin, et ma prooviks midagi teistsugust. No ma näitan natuke lähemalt ka. Et teeks äkki vahelduseks mingi teistsuguse silmameigi. Ja ma kahetsen seda. No see on lihtsalt klassik mina. Ma mõtlen, katsetaks meigiga midagi teistsugust. Ja siis ma teen seda. Tihtipeale ma siis proovin midagi dramaatilisemat, midagi tumedamat, midagi mustaga. Ja siis ma kahetsen seda, sellepärast, et ma ei tunne ennast iseendana ja ma näen enda arvates kuri välja. Ja täpselt see on praegu ka juhtunud, aga õnneks mul on veel aega see meik ümber teha. Ja ma arvan, et ma seda teen ka. Aga räägime võitudest. Teate, esimene väike võit, mis mul kohe meelde tuli, on see, et nagu ma ütlesin oma aasta esimeses videos, siis ma proovin vähendada ostmist. Et ma impulsiivselt ei ostaks ja ma olen päris uhke enda üle, sest et see nädal näiteks ma säästsin ligi 200 eurot. Sellega, et ma hästi rahulikult kaalutlesin, mõtlesin, kaalutlesin veel ja ma jätsin ostmata ühe jaki ja ühe seeliku, mis mulle väga meeldisid ja need olid allahinnatud poole hinnaga, aga peale pikemat kaalumist ma leidsin ikkagi, et ma ilmselt ei kannaks neid piisavalt, et need minu jaoks õigustaksid oma hinda. Nii et see oli selline väike edusamm. Siis teine selline väiksem võit on see, et ma olen tahtnud enda elutuppa, tegelikult täpselt siia samma minu selja taha, juba ammu mingisugust sorti kunsti. Ja ma ei tea mitu korda läinud Etsy lehele ja pannud sisse mingisugused märksõnad ja scrollinud, vaadanud igasuguseid ägedaid maale, mida inimesed on teinud, aga tihti need hinnad on ikkagi päris krõbedad ja arusaadav ka, see on anne, see, ma ei tea isegi, ma ei kujuta ette, kui palju võtab aega mingisuguse suure maali tegemine, on ju, et see on aeg, anne, mille eest sa maksad, nii et hästi arusaadav, aga ma ei ole suutnud seda väljaminekut teha ja ma vist Vlogmassis äkki detsembris siis enda YouTube'i kanalil rääkisin sellest, et mul on siuke nagu mõte, et ma tahan siia kunsti, aga ma ei ole midagi leidnud ja bla bla bla. Ja siis vist isegi mitu inimest kommenteeris, et miks sa ise ei tee. Sest et kes ei tea, siis tegelikult mingisugune siuke kunstitaust mul natukene on, et kunagi ma käisin aastaid kunstiringis, kus ma värvisin põhiliselt akrüülvärvidega või maalisin siis. Ja tegelikult sai isegi tehtud klaasimaali, siidimaali ja siis ma joonistasin nooremana väga palju, siukseid harilikuga mustvalgeid portreesid tegin näiteks ja siis mingi hetk see kunst kandus üle minu meigikunsti või ma ise siis kandsin selle loovuse üle siis meigikunsti ja tegin igasuguseid põnevaid
meigilukke endale näkku igasuguste värvidega, igasuguste detailidega, küll liblikad, küll lilled, küll ma ei tea, mis asjad veel. Halloweeni ajal igasugused need luukere lukid ja ämblikud näos ja kõike seda. Aga nüüd ma olen vaikselt siin viimase paar aastat tegelikult ma ei saa öelda, et juurte juurde tagasi läinud, sellepärast et viimase paar aastat ma olen vesivärvidega katsetanud. Ma olen teinud sünnipäevakaarte, jõulukaarte ja ma lihtsalt olen nii väga nautinud tegelikult seda maalimise protsessi, et ma olen aru saanud, et see on minu jaoks lihtsalt hästi tore tegevus. See, kui rahul ma selle lõpptulemusega on, see on nagu iseasi, aga ma olen aru saanud, et see polegi oluline. Et ma tegelikult teen seda selleks, et täita enda südant. Et see lihtsalt teeb mind rõõmsaks, see on nii mõnus meditatiivne tegevus minu jaoks. Ja nüüd ma otsustasingi, et ma teen siia elutuppa enda selja taha. Ma ei ole veel otsustanud, ma ostsin küll selle lõuendi ära, aga ma ei ole otsustanud, kas ma teen ühe maali või lõpuks ma ostan teise samasuguse lõuendi veel ja teen 2 kõrvuti. Seda ma veel ei tea, aga ja ostsin akrüülvärvid, siukse tekstuuripasta, spaatlid, nii et mul on plaanis siin kunstiprojekt. Loodame, et see tuleb välja selline, nagu ma vaimusilmas ette kujutan. Ja kui tuleb, siis väga äge, siis ma saan endale koju veel kunsti teha, sest tegelikult ma tahaks kööki midagi, siis võib-olla ma teengi 2 tükki siia, mul mahuks elutuppa veel igasuguseid maale. No ma ei taha tegelikult kõiki seinu täis panna, mulle meeldib pigem siuke minimalistlik vibe kodus, aga mu seinad on tõesti liiga tühjad. Ja ma olen siin elanud varsti 4 aastat, nii et on aeg. Et see on väga palju elevust minus tekitanud, et ma nüüd võtan päriselt ette selle kunstiprojekti. Siis ma olen väga elevil tänase Subfocus kontserdi pärast, ma olen seda päris pikalt oodanud. Ja mis võidust ma veel tahtsin rääkida, ma käisin eelmine nädalavahetus emal ja õel külas Haapsalus. Nemad elavad siis Haapsalus ja me käisime õega, issand, mis see nüüd oli, Karjabasaaris, Haapsalus siukene teise ringi kauplus ja issand, kui toredad leiud. Ma sain endale sealt ugisaapad, mitte üldse, nagu kui ma ütlen ugi, siis te kindlasti kujutate endale midagi klassikalist on ju silmas ette. Mida? Kujutate midagi klassikalist ette, aga need on midagi hoopis teistsugust ja ma isegi ei arvaks, et Ug sellist saabast toodab, aga 35 euroga sain päris nahast ägedad mustad saapad. Ja siis ma sain veel mingi villasegu selle kampsuni, halli värvi, sellise nagu ma olen tahtnud. Õele leidsime kleidi ja mingisuguse mänguasja. Nii et väga edukas käik oli. Me tahtsime tegelikult sinna teise ringi riiete poodi ka minna, aga see oli puhkusele läinud just. Nii et jah, sinna me ei läinud siis. Ja üleüldiselt mul läheb täitsa normaalselt, ma vaikselt nagu leian aina rohkem inspiratsiooni, et tööd teha ja kuidagi energiat on vaikselt rohkem ja see on ainult, või vähemalt ma ise arvan, et see on ainult tänu sellele, et ma olen seda aasta algust tõesti rahulikult võtnud. Ma juba vist eelmises osas ka rääkisin sellest, et ma olengi kuidagi neid tööpäevasid ka üritanud võtta kuidagi mõnusalt ja rahulikult. Mul on see privileeg, sest ma olen iseenda tööandja, et ma saan mingeid asju niimoodi planeerida, et ma saan pause teha päeval vahepeal ja kuidagi, kui ikka tekib täiega plokk ette, et ma praegu ei suuda rohkem teha, siis ma saan lubada endale seda, et okei, ma jätkan homme selle asjaga näiteks. Et see on kindlasti väga palju aidanud, et ma ei ole endale suurt survet peale pannud. Küll aga sotsiaalmeedia mind vahepeal nii närvi. Ja samas ma armastan seda väga. Nii et väga kahetised tunded, aga ma pean ütlema, see TikTok on ikkagi kurja juur. See on üks õudne platvorm ja samas ka tore platvorm. Aga lihtsalt see, kui brutaalsed inimesed on seal jagama oma arvamusi, oma suvalisi mõtteid, et
et seal ikkagi tundub, et inimesed nagu panevad kirja selle, mis sülg suhu toob. Et päris õudne ja vahepeal see täiega demotiveerib üldse midagi sotsiaalmeediasse panema. Õnneks minul küll aastatega on tulnud see, et kui miski üldse mind mõjutab, siis pigem lühikeseks ajaks, et ma saan kiiresti sellest üle. Et ei jää väga kaua ühegi kommentaari peale mõtlema. Aga mõni päev on lihtsalt siuke, et saad nagu mingi, issand jumal, mis inimesi meil eksisteerib siin. Täitsa õudne. Et selles suhtes mulle meeldivad teised platvormid natuke rohkem. Et TikTokis sa näed kõige enam seda, et see sisu on tõesti paisatud väga erinevatele inimestele, paljud neist pole tahtnud su nägu kunagi nähagi ja nad annavad sulle sellest ka teada. Et YouTube'is ja podcast'iga eriti ma tunnen, et inimesed valivad selle, et nad kuulavad seda episoodi. TikTokis sa ei vali, mis sulle ette tuleb ja siis see vahe ongi kommentaarides väga hästi näha. Et ma ühelgi teisel platvormil pole mitte kunagi saanud nii palju negatiivset tagasisidet kui siis TikTokis. Vot, aga ei üldiselt, mul on hästi ja ma tean, et mu mindset on nagu hea, et mõnikord ma lihtsalt räntin nende kommentaatorite teemal, siis tihtipeale ma saan nagu hästi palju armsaid kirju ja paljud inimesed ütlevad, et ära lase üldse häirida ja et need on õnnetud inimesed ja tegelikult ma seda kõike tean ise ka, et selles suhtes on good, aga mõnikord ma lihtsalt tahan vinguda. Praegu oli täpselt see kord, kus ma tahtsin vinguda. Vot, aga sellega ma vist sain oma siuksed põhilised asjad südamelt ära, nii et räägime tänastest kingitustest. Kõigepealt on meil tänaseks toetajaks Heavenly limonaad. Minul on siin jälle minu lemmik raspberry rhubarb maitse. Nii hea ja mahe. Mulle meeldib, et see ei ole liialt magus ja jääkülmana on see kõige parem. Ja Heavenly poolt läheb siis ühele häälsõnumi saatjale kasti täis tema enda poolt valitud maitset. Ja see on meil kodumaine vähese kalorsusega limonaad. Ja kui sa tahad eriti bougie olla, siis mina soovitangi juua jääga. Kallata kas või mingisugusesse ilusasse klaasi või pokaali ja lisada veel näiteks külmutatud vaarikaid või viiluke sidrunit, et see lisab sükest ekstra zesti sinna, aga ta on super hea ka lihtsalt niisama. Mul on täna siin metallkõrs, soovitan klaas või metallkõrrega juua ja ongi selline maitseelamus. Ja siis vaatame, mis meil siin kingikottides on. Ühes kingikotis on meil selline Nord AD Beauty biotiiniseleeni ja C-vitamiini sprei. Siis on Löwengripi deodorant, kusjuures need lõhnavad minu arust nii hästi. Ja Tony Moly Pocket Bunny Perfume Bar, see on siis selline nii-öelda tüki kujul parfüüm, mida saad panna kas kaelale või siia randmetele. Et esimene kingikotike on selline. Ja teises kingikotis on magneesium koos B6 vitamiiniga. Siis Veleda selline Skin Food Ultra Light Dry Oil. Praegusel aastajal minu arust on vaja kõikidel inimestel ekstra niisutust. Ja juustele siis selline Hair Styling Spray Soft Hold. Ja kui sa tahaksid võita kingitusi, siis pane aga oma häälsõnum teele kirstordil.com, et praegu veel võib saata igasuguseid töölugusid, mingisugust töödraamat, töökaaslastest midagi või ma ei tea, ükskõik mis crazy töö story'd teil on, pange need teele ja ükskõik tegelikult, mis mure või küsimus või dilemma sul veel on, siis kirstordil.com, saada see mulle. Okei, ma jõudsin vahepeal sõbrannadele saata ka selfie enda tänasest meigist ja mu sõbranna ütles, et see teeb mind 10 aastat vanemaks, nii et seis on veel hullem ja ma tahaksin selle meigi kohe maha pesta, aga siin me oleme. Elame üle selle. Võin vahelduseks 10 aastat vanem ka välja näha. Igal juhul, täna mingit väga kindlat teemat ei ole, aga minu teada kõik need voice'id, mida me kuulame, või vähemalt enamus nendest ikka keerlevad paari suhete ümber, sest et paratamatult see on inimeste elus väga olulisel kohal olev asi,
nende abielu või suhe, elukaaslane. Ja see ka tekitab kõige rohkem pingeid ja muresid, nii et täiesti arusaadav. Aga ma igaks juhuks tahtsin lihtsalt rõhutada, et see podcast ei ole tegelikult mul otseselt tehtud selle suunitlusega, et ma vabalt võin rääkida ka hoopis teistel teemadel ja nagu ma ka siin, tegelikult te teate ju, et üleskutse oli ka siin neid töö voice saata, et tegelikult võib tõesti häälsõnumit saata ükskõik mis teemal, ma võtan kõik vastu, aga saan aru ka, et eks need suhted on see kõige põletavam teema üldiselt. Nii et jah, aga võtame siis esimese ette. tere, Kaisa! Mul on väga hea meel, et sa tegid oma podcasti, sest ma igatsen väga taskusõbrannade arutlusi. Mulle isiklikult väga meeldisid alati sinupoolsed nii-öelda arutelud, sest sa tundusid mulle sellise väga heasüdamliku ja adekvaatse jutuga, et ei pannud üle vindi või ei mõelnud nagu pigem negatiivselt, vaid sa tõsiselt tegelesid arutlemisega ja sobivate lahenduste pakkumisega. Aga ma soovin natuke rääkida ka enda murest või siis millestki, millest ma natukene kellegi teise abi saan. Ühesõnaga, mul on abikaasa, me oleme juba siin ütleme kergelt aastaid koos olnud ja me armastame üksteist väga, see on selge. Ja minul on tegelikult kõik hästi, aga tegelikult üks asi, mis mind väga häirib, on see, et ma ise tunnen ennast rohkem maskuliinses energias, sellepärast et kõik siuksed date'i ideed või puhkuse ideed tulevad minult. Rahaline seis on meil väga korras, meil on ühiskontod, mõlemal väga okei palk, kus siis panustame suhteliselt samalt, sest et palgad on enam-vähem samaväärsed ja sellega probleemi ei ole. Mõlemale väga meeldib reisida, date'ida, uued maitsed, kõik selline spa ja kõik on ikkagi üldiselt meile mõlemale väga meelepärane, aga probleem ongi selles, et ma tunnen, et mina olen see eestvedaja kogu aeg, et selliseid üllatusmomente minule nagu absoluutselt ei tule. Ma ei tea, kas ma olen ise sellega natukene puusse pannud, et kõik sellised ideed või ärgitused ongi siis tulnud minu poolt. Näiteks ka jõuludeks ma olen teinud nagu sellised väiksed vihjakesi, et lisaks siis tema jõulukingile olen ma teinud ühise paki, milleks on näiteks, ma ei tea, pusled või siis kingitus.ee-st mingid kinkepaketid näiteks spaasse või siis, ma ei tea, massaaži või mis iganes, et ühesõnaga hästi erinevad või siis näiteks, et kuskil on mingi 3 või 5 käiguline dinner, et hea meelega nagu läheks. Aga nagu temapoolset sihukest ärgitust on pigem vähe, kuigi me mõlemad naudime seda väga ja ma tean, et ta väga armastab mind ja siukseid pisikesi üllatusi nagu korguslilli või siis vahel ka kui mingeid kommikesi kindlasti tuleb. Võib-olla nagu tema nagu arvabki, et see nagu piisav ja ma ei tea, kuidas talle nagu konkreetselt seda öelda, sest minu meelest ma olen seda ikkagi nagu teinud ja selliste erinevate vihjetega samuti. Et ma lihtsalt tunnen, et ma tahaksin sellisest maskuliinsest energiast nagu rohkem välja tulla ja ma tahaksin väga, et see maskuliinne energia tuleb ikkagi tema poolt, et ma nagu väga naudin üllatusi ja mulle väga meeldib koos midagi teha, et see ei pea olema mitte kunagi mitte midagi kallist, vaid ongi veiniõhtu näiteks mingi uue lauamänguga või vana lauamänguga, et see on juba üllatus, kui sa tuled näiteks viinamarjade ja veiniga koju ja see on juba suurepärane asi, mida nagu tahta, et ma lihtsalt tahaks öelda, et üllatused ei pea mitte kunagi olema kallid ja see ongi minu point, et ma tahaks lihtsalt, et see tuleb nagu temalt, et tema on nagu selle peale mõelnud, selle peale tulnud, ta on tahtnud nagu midagi teha. Et hetkel näeb mul natukene nördinud tunne on sellega, et nüüd ma plaanin jälle jõuludel ise teha mingi sellise ühise pakikese. Aga mis sa arvad, et mida ma võiksin teha, et minu meelest kuna me oleme juba päris kaua koos olnud, et ma olen seda ikkagi nagu seletanud talle ja märku andnud, aga mis nagu sinu mõte oleks selle idee pealt? Või mis oleks sinu mõte selle jutu koha pealt hetkel? See on minu arust nii levinud probleem, et ma tean, et ma olen kindlasti aja jooksul sõbrannadega sellest rääkinud, sellest samast teemast, et naised on väga head planeerijad ja kuidagi meil see mõte jookseb ka alati niimoodi, et sa mõtled juba nagu paar sammu ette, et mida võiks siis teha või mida sellel tähtpäeval või
kuidagi see meie aju lihtsalt ka töötab nii. Ja selles ei ole nagu otseselt midagi valesti, aga ma saan täiesti aru, mida sa mõtled. Et tegelikult sa soovid tunda ennast nii, et sinu peale on mõeldud, sinu eest hoolitsetakse ja sa väga hindad kvaliteetaega, nagu ma aru saan. Ehk siis sa sooviksid, et see kvaliteetaeg tuleks siis vahepeal selliste üllatavate momentidena. Ja mis on väga positiivne, on see, et sinu jutust ma saan aru, et teile ikkagi meeldivad samasugused asjad, et ei ole see, et üks väga naudib, ma ei tea, spaas käimist või väljas söömist ja teise jaoks on siuke, et ok. Et see on tegelikult juba väga hea asi ja väga hea alus, et teile meeldivad sarnased asjad. Aga mis mulle ka tundub ja ma ei taha meestele üldse liiga teha, aga kuidagi mulle on jäänud ajapikku selline mulje, et need ajud meil ikkagi töötavad mõnevõrra erinevalt. Ja meeste puhul ei piisa tihti sellistest vihjetest ja sellistest nagu natuke kuhugi suunavatest lausetest või ütlemistest, et neil on vaja konkreetsust ja ega ma ei tea täpselt, kuidas sa oled talle öelnud või kuidas sa oled vihjanud, aga ma saan sinu jutust aru, et sellel ei ole olnud väga palju kaalu või et see ei ole mõjunud. Ehk siis ma soovitaks selle ikkagi nagu natuke tõsisemalt üles tuua, nagu sellises võtmes just, et sa annad talle väga selgelt teada, mis on sinu soov ja kuidas see sind tundma paneb. Ehk siis, et sa ütleksidki talle väga selgelt, et kallis, et ma väga hindaksin seda, kui sa näitaksid rohkem initsiatiivi üles date'ide planeerimisel, et see tõesti paneks mind nii hästi tundma, et ma väga igatsen seda tunnet, et ma tean, et minu peale on mõeldud, midagi on planeeritud, et see on nii soe tunne ja ma tõesti sellistes hetkedes tunnen, kui väga sa mind armastad, kui väga sa hoolitsed minu eest, et see oleks minu jaoks väga-väga oluline, et sa aeg-ajalt midagi planeeriksid. Et see paneb mind tundma hoituna ja armastatuna. Et kuidagi nagu väga selgelt väljendada, mida sa soovid. Ja tegelikult, kui juba ei ole varem see jutuks tulnud, siis ma arvan, ka see sinna juurde mainida oleks väga hea, mida sa siin voice'is ka välja tõid, et ma ei oota mingeid ekstravagantseid kalleid date'e või asju, et lihtsalt ma nii väga tahaksin üllatusmomenti. Ja sa võidki talle kas või neid näiteid tuua, et võib-olla tema mõtet ka rohkem jooksma saada, et lihtsalt nagu natukene paisata õhku mingisuguseid ideid võib-olla, aga mitte ka üleliia palju. Ja siis jätta talle ruumi. Üks asi, sa näed tema reaktsiooni selle peale, mida sa siis räägid, on ju, ja et see juba nagu kindlasti näitab sulle palju, et kas ta ütleb, et ma tõesti kavatsen proovida või on seal mingi teistsugune vastus, et see kindlasti näitab sulle juba palju ja siis sa pead jätma talle ruumi, et ta siis päriselt saab ka planeerida ja teha, et sa vähemalt mõneks ajaks lased ise lahti siis sellest organiseerimisest ja planeerimisest. Ja kui ta midagi ka teeb, et siis isegi kui see ei ole võib-olla nagu päris ideaalne või täpselt see, mida sa ette kujutasid, et siis ikkagi kiita teda ja tunnustada selle eest, et seal on üldse see mõte ja initsiatiiv ja soov sulle midagi toredat korraldada, et see on seal olnud ja siis just nagu nendes hetkedes ka välja tuua need asjad, mis sulle just parasjagu selle mingisuguse date'i või õhtu puhul väga meeldisid. Et see, ma arvan, aitab ka kaasa sellele, et ta tahab seda veel teha. Aga ega ma muud välja ei oska mõelda, et
no mida väga palju mingisuguseid nippe või trikke siin ei ole, kui see, et hästi otse ja väga ausalt öelda ja just ka panna sinna juurde seda tunnet. Et see tunne, mida sa soovid tunda, mida sa igatsed, et see ei jääks nii pinnapealseks võib-olla, sest et ta ei pruugi aru saada täpselt, kui palju see sinu jaoks tähendab või mida see sinu jaoks tähendab, kui sa ütled, et kuule, sa võiksid ka vahepeal midagi planeerida. Või kui see on isegi nagu veel ebamäärasem vihje, et millalgi võiks äkki massaaži minna või ma ei tea, kuidas sa neid vihjeid teed, on ju. Et ta ei pruugi üldse aru saada, mis tunne seal taga on, miks. Ja eks kindlasti, ma usun, seal on ka selline mugavus, et sa oled väga hästi saanud hakkama sellise korraldamisega, ta on väga rahul olnud, ta on nautinud seda kõike. No ja kui kogu aeg sinu eest niimoodi ära tehakse, siis sa võib-olla ei taha seal olukorras väga palju muuta. Aga absoluutselt ma ei süüdista sind. Et see on tõesti nii levinud probleem ja ega muud ei ole kui kommunikatsioon. Nii, aga võtame järgmise. Hei Kaisa, ma mõtlesin, ma uurin sinult, et kas sul on ka sarnast kogemust olnud, kuna sa oled üsna avatult jaganud seda, et sa käid psühholoogi juures ja oled nii-öelda mingis mõttes enesearengu teekonnal. Aga mis ma ise olen tundnud, on see, et kuna ma lapsepõlv oli üsna sihuke karm ja ma kasvasin sihukest emotsionaalselt mitte avatud inimestega, siis mul endal on ka emotsioonidega reguleerimisega just raskusi olnud. Aga mul endal oli üks parim sõbranna siis sihuke 8 aastat, kellega me kogu aeg nagu läbi saime, 24/7 olime koos. Ja siis mingi hetk ma sain endale elukaaslane nagu mega avatud, hästi sihuke eneseteadlik ja ühesõnaga ükski teema pole tabu ja kõik emotsioonid on okei, type of beat inimene. Ja siis ma ise alustasin ka enda teekonda siis psühholoogi juures käimisega ja kõik need asjad. Ja siis ma mingi aeg sain aru, et need inimesed, kellega ma varem olen koos olnud ja just need, kellel võib-olla on ka emotsionaalselt mingisugused, ma ei tea, traumad, kes pole nende asjadega tegelenud. Ja siis ma tunnen, et ma ei suuda nendega suhelda selles mõttes, et kuidagi on tekkinud see tunne, et kuna ma ise olen mingeid asju läbi teinud ja ma saan aru, miks mingid asjad on tekkinud, mis põhjustel, siis ma olen ka tihti inimestel küsinud, et kas sa selle peale oled mõelnud, siis tekib nagu hästi sihuke, inimestel lööb ploki ette kohe. Ja siis ma olengi tundnud, et ma ei taha enam nende kinniste inimestega suhelda, kes võib-olla mu elus varem olid hästi olulisel kohal. Et ma ei tea, kas sul endal on ka samasugune tunne tekkinud, et ma ise nagu tunnengi, et justkui see emotsionaalselt intelligentne inimene minu jaoks on nagu huvitav inimene, kellega suhelda. Võib-olla kõlab karmilt, aga lihtsalt see on see, mida ma olen tundnud. Jah, saan väga hästi aru, mida sa mõtled ja olen tundnud sama tunnet. Et paratamatult, kui sa hakkad iseendaga rohkem süvitsi päriselt tegelema, siis sa tajud ära ka teistes inimestes mingisuguseid mustreid, käitumismustreid või kuidagi näed hoopis teise pilguga mingisuguseid suhteid ka, mis sul on. Ma ei mõtle ainult romantilisi suhteid, vaid sõprussuhteid ka. Ja see võib tegelikult korraks nagu isegi hirmutav olla. Et sa oled kuidagi nagu harjunud aastaid mingit moodi kas mingi inimesega suhtlema või harjunud sellega, milline see suhe on. Ja siis, kui sina hakkad üks hetk, paratamatult ka muutuma selle käigus, et sa tegeled enda sisemaailmaga, siis need suhted ei pruugi jääda samasuguseks, sellepärast et sina muutud. Ja saad mingitest asjadest aru ja võib-olla sulle ei sobi see suhe enam sellisena, nagu see on või see inimene isegi. Et aga ma arvan, et ega sellega ei olegi midagi muud, kui et tuleb olla avatud meelega selles osas, et kõik inimesed meie elus ei olegi, kuidas ma ütlen, see nüüd ei kõla väga hästi, et ei ole mõeldud olema igavesti, aga ütleme, kõik suhted ei ole mõeldud olema igavesti või elu lõpuni sinu elus, et sa saad õppida nendest varasematest suhetest või kas või selle kohta, et milliseid inimesi sa varem nagu liigi tõmbasid enda ellu ja see on ka selline hea silmi avav koht, et kas sa nüüd teed teistsugused valikud või valid teistsugused suhted ja inimesed enda ellu. Et
et sinu puhul ma arvan väga positiivne, et sul on selline elukaaslane, kes on väga avatud, et see, ma arvan, on sind juba ka nagu mega palju aidanud. Ja ma arvan, et tegelikult nagu selline teraapia või psühholoogi juures käimine või selle teekonnaga alustamine, see nagu ongi või võib olla kohati selline suur muutuste periood või et sellest võib saada alguse see muutuste periood. Et minu jaoks kindlasti see ka mõjus sedaviisi, et saad teadlikumaks ja siis saad aru, kui võib-olla mitteteadlikud on mõned teised inimesed või isegi pereliikmed näiteks, et ja see muudab suhteid. Ja. Aga ma arvan, et see on lõppkokkuvõttes ainult hea, sellepärast et sa teed ise teadlikumaid valikuid, sa valid teadlikumalt, milliseid suhteid sa soovid, milliseid sa ei soovi ja lõppkokkuvõttes see on sinu elus ainult hea asi. Tere, Kaisa! Mul on siuke huvitav saladus, et äkki sa oskad öelda, kas ma pean olema aus ja selle välja ütlema või ma hoian enda suu kinni pererahu huvides. Et mul on elukaaslane, mu elukaaslasel on vend ja tal on siis nagu naine ja nad on olnud koos circa kuskil 10 aastat, neil on koos elust 4-aastane laps. Aga on tulnud nii-öelda väljas käimistega välja, eriti kui on alkoholi tarvitatud aastate jooksul, et see suhe ei ole nagu enam nii roosiline. Et seal mingid probleemid ikkagi paradiisis on ja et naispool siis väidab, et tema ei tunne seda armastust ja tema ei tunne seda hoolivust ja et ühesõnaga jah, aga me oleme nagu selle jätnud 2 silma vahele, sest mõtleme ikka, et inimesed üle joonud, onju, muutud emotsionaalseks, et isegi mingi selline väike süütu tunne tundub tol momendil väga suur tunne, onju. Ja sa räägid selle asja lihtsalt suuremaks. Kuniks nüüd aasta aega tagasi ma sattusin nii-öelda mehe venna naisega siis kahekesti koos välja ja ta usaldas mulle saladuse. Nimelt, et tal on töökaaslane, meesterahvas, kes talle väga meeldib, kes on väga hooliv ja ühesõnaga, et ülistas teda igatepidi, kuidas sai. Ja ma küsisin ta käest siis nagu otse, et kuule, et kas see nagu kutt meeldib sulle siis? Ja ta ütles, et jah, aga ta ei saa oma mehele seda öelda. Ja ta palus mul ka, et ma ei räägiks mitte ühtegi sõna. Okei, ma tolle momendil seda lubasin, ma ei maini seda. Aga see sinna õhtusse ja kuskilt pidi enam välja ei ole tulnud. Ütleme nii, et me ei ole enam nendega nii väljas ka käinud, et oleks nagu kuulnud, et suhteprobleemid või midagi, sest aasta jooksul, kui oleme kokku sattunud, siis pereüritustel, grillimas, vanemate juures on nagu kõik hästi olnud, nende suhe on nagu perfektne tundunud, saavad väga hästi omavahel läbi. Ja nüüd kuniks paar kuud tagasi sattusid meile külla, mõlemad olid muidugi alkoholijoobes. Ja siis, kui mehe vend läks siis mu mehega õue suitsule, siis naispool ütles, et kuule, et asjad on nüüd nii, et see suhe on nagu läbi. Ma küsisin ka, et nagu mismoodi siis nagu läbi, et tulite koos nagu täna kahekesti siia, et mis värk siis nagu on. Aga no kuna ta oli nagu suht täis ja ta nagu siuke rääkimine ja olek oli nagu siuke, siis ma mõtlesin, et et hakkab jälle nagu mingi kägu pihta, vaata. Et ju siis nagu ühesõnaga ma ei teinud sellest väga välja. Ja siis ta andis õhtu jooksul teada, et tema läheb nüüd enda töökaaslase juurde, ühe sõbranna juurde ööseks. Nii, siis mu mehe vend oli muidugi sellest häiritud, et mis asja, et nüüd keset külas olemis istumist läheb minema, et ma pean siis nagu üksi koju tagasi minema, onju. No ühesõnaga naisterahvas sai heidutanud, ta läks. Ja kui mu mehe vend jäi nagu üksi koos meiega, siis ta tunnistas, et asjad on viimase poole aasta jooksul kahtlased olnud, käitumine on nagu väga veider ja sinna niinimetatud töökaaslase sõbranna juurde ta läheb juba 2 korda kuus. Et isegi siis, kui nad reede õhtul koos diivani peal filmi vaatavad kell 12 öösel, siis naine tal tõuseb püsti ja ütleb, et kuule, et ma nüüd lähen oma sõbranna juurde. Aga fun fact on see, et see töökaaslane sõbranna elab ju samas kohas, kus teine töökaaslane elab. Ja ma olen terve see aeg mõelnud, kuhu ta tegelikult läheb. Sest minu süda aimab, et ta ei lähe sinna sõbranna juurde, ta läheb sinna meesterahva juurde. Aga ma ei saa kellegile mainida seda, ma isegi ei ole oma mehele seda rääkinud, sest ma tean, et mu mees räägiks kohe oma vennale edasi. Ja ma ei julge rääkida sellepärast, et ma tean, et nii-öelda mehe perekondlik pool on kõik nagu nii kaasa elanud neile kogu aeg ja nende ühisele tütrele, et
neil on nii väike armas tütar ja ma tunneksin sellega seda, et kui ma oleksin aus ja räägiksin välja, siis üks väike pisike ingel jääb ilma ilusast pereelust. Aga mu lihtsalt südametunnistus on sihuke, et mul on raske vaadata, kuidas mu mehe vend kannatab, sest ta on väga hea inimene. Ja nüüd ongi asi, kas asjad lähevad nii, nagu lähevad, võib-olla see kestab aastaid edasi veel, kui mitte 10 aastat, või ma räägin tõe välja. Aga ma olen aus, ma kardan. Oh issand jumal, kui ebamugav olukord. Ja ma nagunii kuidagi elasin sellesse sisse ja kujutasin ennast sinna ette, nii et ma absoluutselt ei kadesta sind ja ma ei tahaks sinu olukorras olla ja saan aru, miks on raske, et sa oled justkui lubanud ju sellele mehe venna naisele, et sa tema seda saladust, noh, see ikkagi oli ju saladus, mille ta sulle siis usaldas, et sa seda edasi ei räägi, aga nüüd on nagu selline täbar olukord. Aga nagu ma olen ka varem siin teiste taoliste teemade peale öelnud, et sina ei ole tegelikult see, kes seda peret lõhuks või kes rikuks mingi ilusa pereelu ära. Sina ei ole see. Need inimesed ikka seal ise, noh, ütleme siis siin kontekstis siis mehe venna naine või noh, kas selles suhtes ei saa nüüd niimoodi näpuga on ju näidata, et neil on seal ilmselgelt juba pikemat aega mingid probleemid olnud, nagu sinu jutust välja tuli, aga noh, kui ta on nüüd tõesti hakanud abielu välist mingit suhet ajama kõrvalt, siis on ikkagi jah, see tema süü, kui see abielu ka puruneb. Ehk siis see süü ei lasu sinul, see on nende inimeste vaheline asi. Ja noh, see ka, et ma saan küll aru, mida sa ütled selle koha pealt, et noh, et neil on laps ja et siis sa võtad justkui sellelt lapselt nagu selle ilusa pere ära, aga kas see on ilus pere? Et noh, me võime arvata küll, lapsed ei saa midagi aru ja ma ei tea, kui vana see laps on. Või kas sa ütlesid ja ma lihtsalt ei mäleta, igal juhul, siis lapsed tegelikult juba üsna noorest saati saavad ka aru, kui ema ja isa vahel ei ole kõik korras, kui on mingisugused tülid, mingisugused, ma ei tea, noh, kuidas kellelgi need tülid välja näevad, on ju, võib-olla ema isa ei räägi mitu päeva üksteisega. Et lapsed saavad ka nendest asjadest aru ja kui ema ja isa ei ole koos õnnelikud, siis ega see laps ka tegelikult seal vahel õnnelik ei ole. Ehk siis jah, siin ei ole tegelikult nagu sinu rikkuda midagi, siin on juba, tundub, et on rikutud. Noh, ma ei saa öelda nagu kelle poolt, aga noh, see on nende vaheline see probleem. Ja mina ilmselt sinu olukorras räägiksin oma mehele. Kogu selle loo räägiksin ära, oma kahtlused räägiksin ära ja siis saate koos edasi vaadata, mis oleks kõige õigem käitumisviis ja kui su mees leiab, et oma vennale tahab seda rääkida, siis lihtsalt nii on. Et no, kas sulle meeldiks, kui sinu selja taga tegelikult mingi inimene teab juba pikalt sinu ja su mehe mingist probleemist ja ma ei tea, teab, et su mees näiteks semmib kellegagi ja sulle lihtsalt ei ütle. Et noh, ei taha pere lõhkuda. Et tegelikult sa ju tahaksid teada seda. Et noh, kuigi jah, praegu meil ei ole nagu confirmed see, et kas see naine käib tõesti selle töökaaslase juures, aga no seda viisi see igal juhul tundub, nagu kell 12 öösel. Miks sa lähed sõbranna juurde või üldse nagu nii lambist, nagu no see tundub, et midagi kahtlast seal toimub. Nii et räägi oma mehele. See muidu ju sööb sind ja see pole isegi tegelikult nagu sinu probleem nii-öelda, et jah, alusta sellest, et räägi mehele, on minu soovitus. Ei Kaisa, sinu podcast on väga kaasahaarav ning hea just õhtuti kuulamiseks. Aga ma arvan, et selline, et paljud ütlevad, et kord kriminaal, igavesti kriminaal, kuid nüüd on mu elus üks inimene, kes varasemalt kriminaalkaristusega, kuid käitub nii hoolivalt, nii hästi, nii sõbralikult. Näiteks küsib, et kas ma olen söönud, kas mul on hea olla, kas mul on kõik okei. Kuid sisimas on siiski mingi hirm, sest et inimesed ütlevad, et hoia eemale või parem karta või kahetseda. Nii ma tõesti ei tea,
kas sellepärast saab inimesi hukka mõista või kas see on nagu iseloomuomadus või midagi kalduvus. Ma ei tea, kas teda usaldada või mitte ning kohati ma isegi ei julge teda kirjutada, sest ma kardan nagu seda survet või lähedaste ütlemist, et pigem hoia eemale, ole ettevaatlik. Või nagu ise ka mingi kripeldus on ikkagi sees. Aga tegelikult mõtlen, et samas ei tohiks niimoodi ühe elupea pärast maha ka inimest teha. Et ongi keeruline teema ja mitu päeva juba või isegi mitu nädalat juba painanud. Vaata, mul on väga raske midagi öelda, sellepärast et mul puudub kõige suurem kild sellest loost, et mille eest ta karistatud on. Ma arvan, see ütleb väga palju, nagu et mille eest see kriminaalkaristus on olnud. Et seal on super suur vahe, kas see on olnud näiteks vägistamise eest või varastamise eest. Et kui ta on, ma ei tea, mingit naist peksnud, vägistanud, üldse mingisugune, isegi mitte naist, aga üldse, kui see on mingi vägivaldne juhtum olnud. Noh, ka natuke oleneb taustast, tagamaadest, aga siis ma pigem ütleksin, et ma ei usaldaks seda inimest, on ju. No seda tagamaad ma mõtlesin siis, et võib-olla see on olnud mingi kaklus mingi mehega, kes tegelikult hoopis ise tegi, ma ei tea, kellelegi teisele liiga ja siis sa läksid vahele, noh siis on ju on teine lugu kui see, et kui sa oled ise, ma ei tea, tüli norinud ja lihtsalt kedagi läbi peksnud, et noh, seal on ka nagu erinevused, aga et noh, see on näiteks üks teema, aga no mingi, ma ei tea, no okei, mille eest on nüüd see kriminaalkaristus, mida sa pead olema varastanud, nagu mingi saia varastamise eest vist ei ole ju, või ma ei tea. Ühesõnaga, mida ma tahan sellega öelda on see, et väga suur vahe, mida ta on teinud ja sellest oleneks mu vastus väga palju. Kuna mul seda konteksti ei ole, siis ma saan öelda ainult seda, et kui sul on endal mingi sabin sees, sul lähedased on kõik millegi pärast nii mures, ma ei tea, kui vana sa oled ka, võib-olla see ka loeb siia, mängib rolli, ma ei tea. Et siis ma pigem ei jätkaks selle teemaga, sest et noh, kui sa tõesti nagu ei tunne ennast kuidagi turvaliselt või hästi ja muretsed kogu aeg, et no miks siis, milleks, et ei ole vaja. Ja jällegi ma ei tea ju seda kogu konteksti, aga tihtipeale on hea kuulata enda ümber olevaid inimesi, kes sinust väga hoolivad ja kes sind armastavad, et kui nemad millegi pärast näevad seal nii suurt ohtu, siis võib-olla oleks mõistlik neid kuulata. Aga jällegi ma ei tea kogu situatsiooni. Nii et see on ainus, mis ma oskan öelda. No nii, ja võtame järgmise. Tšau, Kaisa! Ma tahaksin sulle rääkida ühest teemast, mis mind on väga-väga pikka aega painanud. Ma olen oma elukaaslasega koos olnud 5 aastat ja ma armastan teda väga ja tema armastab mind ka. Meil on koos väga tore, meil on väga palju ilusaid hetki olnud koos, aga meie suhte algus ei olnud nagu kõige toredam. Ühesõnaga, kui me olime kuskil 6 aega juba koos olnud, siis ta pettis mind. Ja mu naisenik instinkt kohe hakkas nagu tööle, ma tundsin, et midagi on nagu meie suhtes valesti, ta on minust kaugenenud. Aga kuna ta oli siis mingi 2-3 kuud enne meie suhte algust läinud oma eksist lahku ja ma teadsin, et on oma eksist kinni, siis mina mõtlesin, et äkki see on kuidagi nagu sellega seotud. Et noh, ma üritasin nagu mõistev olla, et need tunded käivadki nagu üles-alla vahepeal, et andsin talle nagu aega. Ja ma mäletan, et mingil õhtul ma nägin tema telefoni ekraani pealt mingit kirja, mingilt naiselt, kus oli kirjas, et I am horny, aga see kiri oli poolik ja seal vahel olid mingid sümbolid ja värgid ja ma ei olnud kindel nagu, mis asi see on. Nii et sellel õhtul siis, kui ma tahtsin talt selle kohta uurida, siis ta ütles mulle, või noh, ma ei jõudnudki selle sõnumini, sest ta ise hakkas mulle rääkima seda, et tal on selline tunne, et me oleme nagu kaugeks kuidagi jäänud, on ju, et me peaks nagu rohkem suhtlema. Ja noh, ei ole midagi, mingi selline teema, on ju. Ja siis ma olin nagu, et okei, et võib-olla ma mõtlen üle, on ju. Ma ei tea, ma ei uurinud igatahes selle kohta rohkem. Ja noh, lootsin, et see ei ole, et see ei olnud midagi sellist. Aga igatahes siis läks kuskil 3 aastat mööda, tuli välja, et ei, tol ajal ta ikkagi oli mind väga petnud. Ja
kui see välja tuli, siis muidugi, kuidagi jutu seest tuli välja. Ja siis muidugi minu süda oli lõhki, minu maailm oli kõik puruks, on ju, kildudeks. Ja mulle reaalselt tundus, et ta ise ka nagu kahetseb seda. aga ma ei tea, ta kahetseb seda, on ju, ja ma andsin talle andeks, aga ma ei suutnud nagu kuidagi iseendale andeks seda anda, et ma andsin talle petmise andeks. Ja eriti, kui ma nagu üksi olen, siis ma mõtlen selle peale nagu väga tihti, et miks ma sellise asja nagu üldse talle andeks andsin. Ja no ilmselgelt ma armastan teda väga ja isegi selle viimase 2 aastaga meie suhe on nagu veel tugevamaks läinud. Aga ma lihtsalt tunnen enda sees, et ma olen nagu endale olulisi väärtuseid rikkunud ja ma tean, et ma olen ka väärt seda, et keegi armastaks mind nii, nagu mina armastan teda. Ja kirsiks tordil, tema vanemad teadsid sellest petmisest algusest peale. Et noh, ma saan aru, et mu elukaaslane on nende poeg, aga tegelikult, kui nii mõelda, siis minu meelest see ei olnud nagu meie kummagi suhtes aus, kuna ilmselgelt mu elukaaslane ei tahtnud ju minuga tol hetkel koos olla ja minult nagu võeti ära vabadus otsustada, mida ma nagu edasi teha tahan. Et kas ma nagu reaalselt tahan sellisele sündmusele siis nagu oma suhte üles rajada. Et jah, ma lihtsalt vahest tunnen, et mult võeti ära see unistus nagu ideaalsest suhtest, kus ei oleks mingit petmist ja selliseid valesid. Ja ma tahtsin sulle öelda ka seda, et aitäh, et pakud kõigile seda võimalust oma mured ära rääkida kuskil neutraalsel platvormil ja tegelikult ma alguses üritasin seda sama sõnumit nagu terviklikult siin edasi anda, aga ma vaatasin, et sinu veebilehel saab ainult 5 minutit, võib see kogu jutt pikk olla, nii et ma loodan, et ma olen praegu ajalimiidi sees. Aga jah, päikest sulle ja teistele kõigile kuulajatele ka. Aitäh sulle, jah, 5 minutit olen pannud selleks limiidiks, et ei läheks liiga pikaks ja venivaks need voice'id, aga minu arvates said väga hästi hakkama oma loo edasiandmisega selle aja sees. Ja väga hästi mõistan sinu tundeid, mõtteid ja seda olukorda ka ilmselt nii hästi, kui ma saan selle info põhjal mõista, ma mõistan. Ja ma saan täiega aru, miks tegelikult siiamaani võib kripeldada, sellepärast et see ei olnud ainult see, et ta oleks sind petnud, vaid ka see, et sa said nii palju hiljem teada. Ehk siis ta ka varjas seda sinu eest nii kaua. Ja see ju lõhub jõhkralt usaldust. Et ma kujutan ette neid mõttekäike või ma arvan, mu enda mõte nagu läheks sinna, et äkki on praegu ka midagi, mis juhtus juba mõnda aega tagasi, aga ma siiamaani ei tea ja millal ma siis teada saan, et sellised mõtted ja et nagu ongi see, et see ei olnud see ainult see üks nagu nõme asi, mida ta tegi, vaid see, et seal oli ka see varjamine ja sellega sinult siis selle valiku äravõtmine, et kas sa tahad sellises suhtes olla, kus sa tead, et sind on petetud või mitte. Et aga igal juhul ära iseennast süüdista, sellepärast, et sa tegid nagu otsuse, kõige parema otsuse, mida sa selles hetkes oskasid teha. Ja kahjuks jah, see, et su kaaslase vanemad ka varjasid seda infot sinu eest, et see on väga nõme, aga paraku tihtipeale nii juhtub, et vanemad valivad tihti siis lojaalsuse oma lapse suhtes, isegi kui nad teavad, et see asi, mis nad on teinud, on vale. Et jah, aga sinul on igati õigus tunda, ma ei tea, viha, pahameelt, mida iganes sa tunned. Ja nagu põhiline küsimus minu arust, mis praegu on see, et kas see suhe pakub mulle turvatunnet ja kas ma saan oma kaaslast usaldada. Et ma arvan nagu, või need kaks ongi nagu kinda ka see sama asi, et ma usun, et see põhiküsimus ongi see, et sa oled tundnud, et sa oled mingit sorti nagu turvatundest ilma jäänud, sellepärast, et sinu selja taga tehti midagi, millest sa said nii palju hiljem teada.
Ehk siis siin on nagu oluline mõelda sellele, et kas su partner on võtnud täielikult vastutuse selle eest, mida ta tegi valesti. Kas ta nagu, sa küll ütlesid, et ta kahetses seda. No kas ta ikka väga tõsiselt kahetses, mõtle sellele. Ja kas ta on valmis sinuga ka korduvalt seda teemat lahkama või kas te üldse olete seda mitu korda lahanud või see oligi nagu mingi üks kord, kui see välja tuli ja kõik. Et tegelikult, kui ta on võtnud vastutuse, siis tal peaks olema ka valmisolek seda teemat nii mitu korda lahata, kui sinul on vaja selleks, et sa tunneksid usaldust või turvatunnet. Muidugi seal kuskil maal on see piir. Ma mõtlen ka just nagu sinu enda seisukohast, et kui sa ikkagi ei saa rahu ja see sind seest painab, siis lihtsalt ei ole ka nagu hea iseendale seda teha, et sa isegi kui sa lahkad seda ja lahkad uuesti, aga sealt nagu ei saa midagi ja seda kindlustunnet ei tule, et siis lõppude lõpuks ei ole mõtet ennast piinata selles suhtes. Aga siis võib-olla ka, et mõelda sellele, et kas ta on praegu valmis sinuga olema täiesti läbipaistev, et kas soovi korral, mitte et seda peaks tegema, aga kas soovi korral sul oleks võimalus vaadata vabalt ringi tema telefonis ja et kas sa tead tema plaanide kohta, kus ta käib, mis ta teeb ja nagu ma ei mõtle seda kuidagi ebameeldivalt kontrollival viisil, aga kui suhtes on selline probleem olnud, selline intsident, siis minu arvates see on õigustatud, et sul on mingeid küsimusi ja et sa peaksid saama vabalt nendele vastused, et sa peaksid saama ka minu arvates tema telefonis vaadata, kui sa soovid, see küll jällegi kõik nagu võiks olla mõistlikkuse piires, et see ei tähenda seda, et sa iga päev peaksid nagu tervet telefoni läbi tuulama, aga ma arvan, sellest sa saad ka aru. Ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see, et sellisest asjast on võimalik välja tulla ja see usaldus on võimalik taastada, aga selleks peab see pool, kes tegi haiget teisele, tegema rohkem tööd kui see, kes sai haiget. Et tema peab tegema ära suurema töö ja peab pakkuma emotsionaalset tuge, lähedust, turvatunnet, kindlustunnet igal viisil, mis ta vähegi oskab ja mida sina talt palud. Ja lõpetuseks võib-olla ma ütleks, et ma loodan, et sa tead, et sul on igal ajal võimalik veel valida. Et see, et sa 2 aastat tagasi otsustasid, et sa ikkagi jääd, ei tähenda, et sa täna ei võiks otsustada, et sulle ikkagi ei sobi. Et seda otsust sa võid iga hetk teha, alati võid teha ja see ei ole hea põhjus kellegagi edasi koos olemiseks, et sa oled juba 5 aastat olnud. See ei ole hea põhjus ja see ei vii väga kaugele. Et kaugele viib see, kui sa tunned ennast oma suhtes turvaliselt hästi ja teil on usaldus. Aga võib-olla võib aidata ka baariteraapia. Jällegi, mis siis, et sellest on aega möödas. See oli ikkagi väga suur reetmine ja vahet pole ükskõik, millal võib baariteraapiasse minna. Nii, aga võtame tänase viimase. Tere, Kaisa! Ma mõtlesin ülipikalt, kas saates teha sul nüüd või ei, aga tead, vahet ei ole. Ma üritan selle võimalikult lühidalt kokku võtta. Ühesõnaga, ma sain 5-6 aastat tagasi tuttavaks ühe kutiga oma väga lähedase sõbranna kaudu. Ja me kolisime suht kiiresti kokku, sest et ta elas üksinda, mul oli vaja seal linnas koolis käia, bla. Ja see kutt oli siuke hästi intelligentne, ta oli hästi välja peetud, ta kandis hästi juhkaid firma riideid, ta kodu oli, sa ei leidnud sealt tolmukibätkestki, tal käis iga nädal koristaja, ta triikis oma pesu ise, ta pesi oma pesu ise, sest et muidu kui keegi teine peseb, siis pärast tal riided tõmbavad kokku või ühesõnaga, ta oli väga hull puhtuse armastaja. Ja mina ei ole absoluutselt selline ja meil tekkisidki esimesed lahkhelid sellel teemal, et tal ei sobinud, kus mina mingeid asju panin, mis väljendid ma kasutasin, kuidas ma räägin, kuidas ma istun, kuidas ma söön, ühesõnaga, you get it. Ja ma ei mäleta, kust see täpselt tuli, aga millegipärast ma üks öös kammisin ta telefoni läbi ja ma leidsin ta telefonist vestlused minu selle sama sõbrannaga, kelle kaudu me tuttavaks saime. Ja ma sain teada, et nad on mitu kuud minu selja taga sehkendanud
ja nad olid ka maganud, ehk siis mu kutt pettis mind mu selle lähedase sõbrannaga. Ja ma teadsin, et ma tahan niikuinii temaga millalgi lahku minna, sest et ma ei kannatanud enam seda. Ühesõnaga, mulle lihtsalt ei sobinud selline elustiil, nagu tal oli. Ja ma teadsin, et mingi hetk nagu, või noh, et see kaua ei kesta. Ja ma olen natukene isegi tänulik, et see tuli välja, et ma ei piinanud ennast kauem seal suhtes. Ühesõnaga, ma teadsin kohe, et ma tahan kätte maksta, sest et ta oli mu elu põrguks teinud. Ta oli petnud mind minu ühe lähedasema sõbrannaga. Ja kuidas ikka, friigile kätte maksta, kui mitte minna tema asjade kallale, eks ole. Niisiis ma läksin järgmine päev, kui ta oli tööl, ma läksin poodi, ma ostsin kangakäärid, need kõige suuremad ja teravamad. Ma tõmbasin ta kapist ta riided välja ja hakkasin neid tükeldama. Ja olgu öeldud, et tal ei olnud seal mitte ühtegi mingisugust H&M-i särki või midagi, seal olid kõik nagu väga kallid brändid, väga nagu ühesõnaga kallid riided. Ja osadesse lõikasin suured augud, osadel triiksärkidel ma lõikasin lihtsalt varrukad maha, pükstesse täpselt samamoodi, tõmbasin mingid nööbid eest ära, lõikasin augud, lõikasin pükse lühemaks, mis iganes on ju. Ja ma tänase päevani tunnen ennast nii hästi selle osas, et ma seda tegin. Sest et see kiri, mis ma peale seda sain, kui ta selle avastas, see oli lihtsalt õõvastav. Mind ei ole vist mitte kunagi solvatud nii hullult kui too moment ja ma saan sellest aru, sest mina oleks ka väga pissed off, kui keegi nagu tuleks mu riiete kallale. Aga ma ütlen, et ta tõmbas selle endale ise kaela, ta ise küsis seda ja tol hetkel ma isegi ei osanud nagu mingit muud kättemaksu varianti välja mõelda ja kuna ma olen väga kättemaksuhimuline inimene, siis ma ei saanud lihtsalt oma asju pakki teha sealt ära minna, vaid ma pidin talle üllatuse jätma. Nii et jah, selline tore lugu, mida meenutada. Vau, see on nagu mingi filmist välja võetud lugu. Üldse alati need lood, kus mingi su mees petab sind su parima sõbrannaga, ma olen mingi, oh my god, kas see on nagu tõesti päris elu, et sellised asjad juhtuvad. Crazy. Aga ei, no mina ei tea, no minu arust nagu ta teenis selle ära ja ma ei näe, et midagi oleks väga valesti. Nii et you go girl. Ma ei tea, ma ise ilmselt ei oleks sellise kättemaksuplaani peale küll tulnud, aga noh, jah, selles olukorras sa teed seda, mis sul pähe tuleb ja nii on ju. Et he deserved it ja see, et ta sulle veel mingi sõimukirja saatis. Ja no ma ei tea, kas ta selles hetkes muidugi, kui ta avastas need lõigutud riided, et kas ta teadis, et sa tead, et ta on petnud sind, et kui ta arvas, et see tuli nagu lihtsalt selgest taevast, siis mis sa siis ikka, võib-olla siis tõesti hakkad sõimama, aga kui ta veel teadis ka, et sa tead, no mida sa siis enam sõimad? Võta see karistus vastu ja mine eluga edasi. Aga jah, hea, et said sellisest suhtest välja ja ega ma rohkem ei oskagi öelda. On aeg valida võitjad. Ma arvan, et üks kingikott läheb sellele naisele, kes rääkis oma petmisloost ja et ta andestas 2 aastat tagasi ja see kripeldab. Ehk siis üks kingikott talle, siis sellele naisele, kes rääkis oma venna naise potentsiaalsest petmisest. Temale ma annaksin teise kingikoti ja kast Heavenlit. No, ma annan sellele cheatimisloole. Siuke vürtsikas lõpp oli meil siin. Vot. Ja suur aitäh, et kuulasid. Saada oma voice aga kirstordel.com teele ja näeme-kuuleme järgmisel nädalal.